On see üldse mõistlik jutt? No see ei ole realiseeritav. See lihtsalt ei ole realiseeritav. Missugust ajutist vaherahu? No kes seda kinni hakkab pidama, kui jutt on sellest, et Putinit ei saa usaldada, kuidas me sellest saame teda usaldada? Ja ega ei saagi teda usaldada. Et küsimus on ikkagi praegu selles, et kui me 3 aastat oleme pidanud seal sõda, nagu on öeldud, et see on meie sõda, ja Ameerika massiivse osalusega finantsabi, relvaabi, luureabi, kõik muu on tegelikult Ukraina samm-sammult olnud sunnitud taanduma, siis kuidas on võimalik tagada ainult Euroopa abiga, mis on alles ju ka formeerimisel, seda, et Ukraina ei varise kokku. See ei ole võimalik ja selles suhtes ongi praegu meil täiesti revolutsiooniline situatsioon, kui Trump ütleb Zelenskile seal samas ovaalkabinetis, ma püüan su riiki päästa, aga selleks on vaja rahu. Kui me ei tee rahu, siis sul varsti riiki ei ole enam ja täpselt nii ongi. Sul ei ole varsti riiki enam ja siis, selle jätab Trump ütlemata, teen ma juba selle mineraalide lepingu venelastega. Et see on nii karm olukord praegu, et siin loosungitega seda ei lahenda. Me võime rääkida mida iganes. Ja Ursula von der Leyen 800 miljardit Euroopa kaitsevõime välja arendamiseks. Kulla ei Ursula, sa ei saanud Bundeswehri relvastamisega ja arendamisega kuidagi hakkama, kui sa olid kaitseminister. No ei saanud hakkama. Et nagu öeldakse, et lootus on lollide lohutus, aga lootusega seda sõda ei võida. Ja Trump ei tee lollusi. Trump ei räägi lollusi. Trump saab, mida ta tahab. Ja ta juba on saanud, mida ta tahab. Ja muide üks väike pintslitõmme siia juurde. Venelased on andnud, jällegi, me ei saa ju öelda, et see lubadus peab, on andnud ameeriklastele omapoolse lubaduse, et nad omalt poolt ei aita kaasa Iraani tuumavõimekuse edasisele arengule. Ja see on väga oluline. Siin me peame minema Lähis-Idasse ja Lähis-Ida konflikti juurde, mis on ameeriklastele mitte vähem tähtis, kui on Ukraina. Liikmesriigid maksavad selle? Jaa, no põhimõtteliselt ma ei ole selles mõttes nõus, et komisjon kraabib enda kätte liikmesriikidest väga suure summa ja siis me peame hakkama müts käes käima tema käest küsimas, kas me nüüd tohime ikka seda keskmaa õhutõrjet osta või kas me tohime nüüd investeerida, ma ei tea, droonitõrjevõimekusse või millessegi muusse. See peab olema meie oma otsustada. Ja kui me tahame Euroopa ühist kaitset teha, siis tuleb loomulikult kõigepealt vaadata nende kõige nõrgemate lülide peale, milleks on piiriäärsed riigid ehk Balti riigid. Ma olen Margus täiesti nõus. Loomulikult Putin tahab meid lükata mingisuguseks oma ääremaaks, kus tema paneb valitsusi paika ja otsustab, mis saab. See on ju selge, me keegi selles ei kahtle. Aga ma millegipärast ei kahtle ka selles, et see ei ole absoluutselt ameeriklaste huvides teha Venemaale seesugune kingitus. Sest et siin tuleb muidugi jällegi selline mõõde, kui me vaatame seda Arktika võidujooksu praegu ja kogu seda Gröönimaa teemat, siis Põhja-Skandinaavia ja Baltoskandia, ütleme, on selles olukorras väga oluline, et ameeriklased selle üle kontrolli ei kaotaks siis oma liitlasi, kes aitavad seda kontrolli siin teostada. Nii et siin tuleb jällegi meile vaadata nagu geopoliitiliselt pisut. Et jah, ma praegu pikemalt seda. Teovõimelised need oleksid? No see oht on loomulikult olemas ja seda ohtu me tegelikult nägime praegu nii Pariisis kui Londonis, kus meid kõrvale jäi. Oht või võimalus? See on oht, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida muidugi kogu selle Euroopa relvastumise ja kogu selle Euroopa kaitsevõime tõstmisega seoses on see, et arendusi ei ole ju pikki aastaid tehtud. Või need on olnud sellised väga loiud arendused. Kõik on ikkagi istunud ameeriklaste laia selja taga. Ja nüüd me oleme ka olukorras, kus brittidel on nagu oma sõjatööstus, prantslastel on oma sõjatööstus, sakslastel on oma sõjatööstus, kuskil pusitakse veel midagi põlve otsas teha. Et seda kõike nüüd koordineerida ja koordineeritult tööle panna, see ei ole nipsu lasta. See on aastate pikkune kuidas ma ütlen, arendamistöö. Ja ainult rahaga seda ei lahenda. Aga üks teema, mida ma tahtsin puudutada juba varem, aga nüüd on need teemad nagu edasi läinud, on, et mida Eesti peaks välispoliitiliselt praeguses olukorras tegema. Et praegu on minu arvates väga selgelt näha, kuidas kõige tõenäolisem vahemees Euroopa ja Ameerika vahel on Briti peaminister Starmer.
Ja minu arvates me peaksime praegu panustama sellele, et meil brittidega ja konkreetselt peaministriga tekiksid niisugused suhted, et me saaksime tema jutule oma sõnumid alle edastada ja loomulikult peaksime me sedasama üritama ka Ameerika Ühendriikides. Ja mis on oluline? Oluline on see, et me mitte ei lähe kerjama ei brittidelt ega ameeriklastelt, vaid me läheme neile selgeks tegema, miks neile on kasulik ja vajalik siia julgeolekuliselt, sõjaliselt, rahaliselt, mis iganes investeerida. Et me oleme investeerimisprojekt nende jaoks, aga mitte nende pääste ja abi vajaja, kellele armulikult midagi visatakse. Aga seal kerjamisel suurt mõtet pole, sest ega ameeriklastele seda miljardit kuskil Trumpi ei ole. puhul see kindlasti tööle ei hakka. Aga see on nüüd see välispoliitiline liin, mis tuleks võtta, sest senine mugav korrutamine Euroopa Liit ja NATO, nagu meil on olnud, see on minev. Väga hea, aga... No jah, ma tahaks muidugi seda öelda, et meil on tohutu paanika üles köetud sellega, et nüüd on meid reedetud ja Trump on Vene agent juba, nagu me võime lugeda siin, eks ole, kuskilt ajakirjandusest ja lollakas on ta niikuinii. No ei ole niimoodi, ta on väga ratsionaalne, ta väga täpselt teab, mida ta tahab ja meil ei ole absoluutselt mingit põhjust karta seda, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa mingisuguse uue alliansi moodustavad, nii nagu teise maailmasõja ajal. Ameerika Ühendriigid ja Venemaa on konkurendid, geopoliitilised konkurendid, majanduslikud konkurendid, sõjalised konkurendid, mingit sõprust ja liitu siin ei tule. Võivad olla taktikalised huvide kokkulangemised, nagu näiteks Iraani tuumaprogrammi osas, aga mitte mingit liitu siin ei tule. Mingit põhjust meid ära kinkida Venemaale, midagi vastu saamata. Ei ole. Seda ei ole vaja karta. Seda ei ole lihtsalt vaja karta. Ja mis puutub nüüd sellesse Euroopa rahasse, siis seni, kuni Euroopa ennast uuesti 30-aastase maharelvastamise järel taasrelvastama hakkab, on Ameerika ladudes tuhandeid ja tuhandeid Bradley soomukeid, Abramsi tanke ja neid kõiki oleks võimalik selle raha eest osta. Ka meie Eesti võiksime selle sama lollaka, idiootliku rohepöörde raha 2,8 miljardit tuuleparkidele praegu suunata kaitsekulutusteks ja meil oleks kõik vajalik olemas. Ja ameeriklased sealt peaks tulema. No Putin on juba öelnud, et ta tuleb laua taha. Ja tegelikult on nüüd mingil määral signaali välja andnud ka Zelenski, et ka tema on nõus Putiniga laua taha istuma. Ehkki mõne aasta tagune otsus on selline, et Venemaaga ei tohiks nagu läbirääkimisi üldse pidada. Aga ma tahaks öelda, et me oleme siin ennast täielikult tunnelnägemisse pannud. Kui te Washingtonist vaatate, siis te näete seda mängu mitte Ukraina kesksena, vaid hoopiski teise vaatevinkli alt. Ja te näete seda, et 3 aasta jooksul on juhtunud see, mille eest on hoiatanud Kissinger, on hoiatanud Brzezinski, on hoiatanud Friedman ja paljud teised. On suur koalitsioon. Venemaa, Hiina, Iraan, Põhja-Korea ja sinna taha veel mingil määral ka BRICS-i riigid. Ja see on midagi sellist, mida Washingtonis käsitletakse õudusunenäona. See on asi, millest ei käi tegelikult Ameerika Ühendriigid jõuga üle. Ja nüüd on vaja see koalitsioon lõhkuda. Ja selle koalitsiooni lõhkumise hinnana nähakse ka Ukraina poolseid järeleandmisi. Meile see kindlasti ei meeldi. Ma möönan seda, aga Washingtonist vaadatakse seda asja teise pilguga ja selles mõttes ma nagu ikkagi kutsuks üles ka vaatama, et maailm ei ole ainult see globaalselt taskurätiku suurune maalapp, mida me nimetame Ukrainaks, vaid maailm on suur. Ja maailmas on väga palju erinevaid riike ja väga palju erinevaid huvisid ja Washingtonist vaadates tuleb arvestada mitte ainult Ukraina huvidega, vaid eelkõige loomulikult Ameerika huvidega, aga ka liitlaste huvidega ja kui siin on räägitud sellest, kuidas Trump on meid maha müünud, siis Trump ütles väga selgelt, ma olen very committed to Poland, Baltic States and NATO ja kui me vaatame, mida tegid meie liitlased Londonis ja Pariisis, meid nad sinna ei kutsunud. Nii et meil on ikkagi praegu kategooriline imperatiiv säilitada normaalsed, head suhted ja mitte ainult Ameerika Ühendriikidega, vaid Trumpi